Siin videos ma tutvustan ühte ülesannet ja siis annan mõningad vihjed, kuidas seda lahendada. Nüüd ülesanne on see, et kirjuta kood, mis küsib kasutajalt tema perekonnanime ja prindib siis kõik selle perekonnanime täishäälikud välja korraga. No, vaatame, kuidas see lahendus võiks välja näha, kuidas ta võiks töötada. Nii, kood küsib minult juba, mis on sinu perekonnanimi. Ma kirjutan siia eski, siis ta kirjutab mulle vastuseks E ja I, ehk siis E ja I. Aga kui me teeksime selle sama asja, näiteks käivitaksime uuesti ja nüüd ta küsib meilt uuesti perekonnanime, kui ma siia vastuseks kirjutan näiteks Aasa Laiu ööpik, siis ta vastab meile A, I, U, Ö, I. Täpselt nii, et võtab välja siit kõik täishäälikud ja väljastab need meile kõik korraga. Nüüd, kuidas seda ülesannet lahendada? Mida selleks on tarvis? Ilmselt esimese asjana on meil vaja küsida kasutajalt inputi. Ja ilmselt, et selle inputiga oleks hea töötada, siis oleks ta mõistlik salvestada mingisuguse muutujana. Ehk siis näiteks uuritav on võrdne input ja siis mingisugune küsimus, näiteks mis on su perekonnanimi siia inputi stringi sisse. Nüüd, et kui sa tahad seda ülesannet ise võimalikult rohkem lahendada ilma vihjeteta, siis pausi see video ja kui vajad vihjet, siis pane uuesti käima. Aga nüüd, kui sa vihjeid vajad, jätka vaatamist. Ehk siis kõigepealt küsib kasutajalt kood perekonnanime. Nüüd edasi prindib selle täishäälikud välja korraga. Ilmselt siis oleks vaja jällegi kõik need tähed ükshaaval üle vaadata, otsustada, kas tegemist on täishäälikuga ja seejärel, kui on, siis ta ilmselt koguda kuskile ja kui ta on kogutud, siis tulemus välja printida. Kirjutame selle metakoodina välja. Vaata üle kõik perekonnanime tähed, siis kui on täishäälik, lisa see kogujasse, aga see tähendab seda, et juba enne seda oleks meil vaja ju loo muutuja, mis kogub täishäälikuid. Nii, ja kui kõik on üle vaadatud, siis prindi vastus. Nii, metakoodina näeks asi välja selline. Nüüd, kuidas see siis päriselt välja näeks? No paneme näiteks, et siis muutuja koguja. Tema väärtus alguses on tühi string. Et kui me eelmises videos nägime ühte kogujat, mille väärtus oli number 0, siis kuna me tahame siia lisada nüüd tähti, siis me ei saa seda nullina teha, vaid me peame siia tegema selle jaoks stringi. Nii, vaatame üle nüüd järgmise asjana kõik perekonnanime tähed. Selleks siis ilmselt on mõistlik teha for loopi, kuna me vaatame üle kogumiku, mis on perekonnanimi, üksikud elemendid ehk tähed. Ja selleks siis for, et mitte päris ette kõike kirjutada, siis element in kogumik koolon ja nüüd tuleb siis siia kuidagi teha see täishääliku kontroll. Kuidas seda võiks teha? Ilmselt oleks mõistlik kontrollida, et if element ja nüüd kuidas nüüd seda teha? Siin tuleb jällegi üks varem nähtud näide meelde, et if element in
näiteks A, E, I, O, U. Muidugi Eesti ööd ja asjad võiks ka seal olla. Kui see element on seal, siis lisa ta kogujasse. Ehk siis see osa praegu tuli meil siia. Ja kui kõik on tehtud, kõik on üle vaadatud, siis meil tuleb ju vastus välja printida. Nii, ja nendest vihjetest peaks piisama, et see ülesanne ise ära lahendada. Soovin edu!